No tervist härrased. Olereks on minu taustal ja tegelikult ma olen Põltsamaal ja liigun ma siis Tartu poole ja on põhjuseid, miks ma sinna liigun ja need põhjused ei ole meeldivad. Kes mäletab, siis ma ostsin hiljuti ühe Fordi ja selle järgi me praegu lähmegi, see on Tartus rendis. Ja kahjuks me läheme sellepärast, et mitte et rentnik on ära öelnud või midagi, vaid autoga on tõsised probleemid. Aga mis probleemid ja mis vead üldse sellel autol on, see selgub muidugi peale seda, kui ta remondis käib. Seega, hetkel liigume Tartusse, lähme võtame auto ära ja toome ta Tallinnasse tagasi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna. No nii, Volvo on üle, Tartus olen juba, Volvo on üle antud, läheb, näitasin ära kõik, mis toimub, midagi teha ei ole ja ma sain Fordi kätte, näitan teile ka siis Fordi, siin ta on mu õnnetu. Hetke seisuga on selline lugu, et mootorituli põleb. Mootorituli põleb ja on esimesed kalkulatsioonid tehtud. Tonn 600. Vähem kui kuu aega tagasi ostsin selle ja esimene tonn 600 nagu ootab seda Fordi. Õnneks, kuigi. Ütleme niimoodi, et õnneks Longo on valmis seda kontrolli võtma, vaatama, kas tegu on garantii juhtumiga, vaatamata sellele, et kuna ta annab garantiid 3000 kilomeetrit 2 kuud, et nad on nõus vastu võtma, kuigi siin on sõidetud rohkem, siin kohe läheneb 4000-le. Et ma ei tea, kas nad leiavad, kas nad teevad korda, seda ma ei oska öelda. See kõik selgub siis, kui ma viin ta ära, täna ma viingi sinna Longosse ära, sõidan Tartust nüüd tagasi Tallinnasse, viin ta Longosse ära ja siis selgub mõne aja pärast, nad viivad ta kuskile kontrolli ära, siis selgub, kas see tuleb minu rahakotist või siis nemad abistavad või teeme 2 peale või kuidas iganes see probleem lahendada. Ma ütlen niimoodi, et neil on täielik õigus keelduda autot tagasi võtmast või garantii korras korda tegemast, aga õnneks normaalsed vennad tulid vastu ja kui me isegi ei saa korda, või et see ei ole garantii juhtum, siis vähemalt me proovisime, me saime teada, et mis sellel viga on. Nii et aga hetkel ma siis istun autosse ja lähen tagasi. Nii, vaatame natukene siis seda autot ka, sõidab naisterahvas. Nad juba siin pani istmekatted ka siia. Eks ta ise teeb, mis tahab. Teeme enda ära. Nii, paneme käima. Läks ilusti, töötab nagu kõik on super, aga näete, check engine põleb. Ja seda probleemi me lähmegi lahendama. Nii et Tallinnas. No nii härrased, sõidan Hyundai'ga.
hommikust härased. Sõinan Hyundai'ga. Auto on rendis ja praegu seisuga siis lähme õli vahetama sellepärast, et sellepärast, et aeg tuli. Mis me siin seletame. Seega. Praegu seisuga liigume Marguse juurde. Margus hakkab õli vahetama. Ja mul on tellitud veel üks auto, mida siis me peame hakkama nüüd täna ka ette valmistama. Mis meil veel ootab täna, kui tuleb veel midagi huvitavat juurde, siis näitan ka seda, aga hetkel olen ma siin. Kes teab, siis see on Kopli ristmik ja me liigume Keilasse. Nonii, Sanata jätsime Margusele siis, las ta vahetab õli ära, siis tuleme tollele järgi ja peame uuesti sõitma siis linna, aga praegu seisuga võtame selle Honda ette, Honda läheb ka kohe välja, aga ma ei tea, kas ma jõuan, kas on siin lootust või ei ole. Kui ma näitan teile, mul on vaja seesta puhtaks teha. Näete, siin on ikkagi, ma ei tea, kui väga teil näha on plekid peal. Küll tagarida veel kuidagigi moodi. Esirida on kõige hullem. Et praegu seisuga lähme siis proovime midagi natukene korda teha. Vaatame, kas õnnestub. Nonii, selleks, et istmed puhtaks, ma peaks mingid vahendeid juurde ostma, et tulime siia automaailma. Lähme nüüd sisse ja vaatame, mis vahendeid me sealt ostma peaksime. Pesuasju. Salongi jaoks oleks vaja mingit. Kohe vaatame. Kindlasti leidub spetsialisti, kes ütlevad, et istmete puhastuseks, mis see on? Nii, pahterdamine. Ikkagi siin peaks olema. Ma tahaks osta tegelikult. On olemas üks harjaga kohe puhastaja, isme puhastaja, siis ei peaks harja eraldi ostma. Aga ma ei näe siin seda. No ei leia. Siis peab vist harjaga koos võtma, midagi teha ei ole enam. Mis aega on see nahk sisu jaoks? Markus. Tekstiilpuhastusvahend, okei. Selles siis on mingid harjakesed. Mida siukse võtma? Puhastusviimitlusus hari siuke. No, või not. Mis selle? Kõik. Rohkem vist ei ole vaja midagi. Tegelikult ei, võtame veel ühe klaasipuhastusvahendi. Nii. Putukate eemaldamiseks viljapuhastus.
küljepuhastus. Reis on auto valmis. Ei, ja siin auto pilt veel küll, aga see ei ole see. Ma leidsin ikkagi. Emi, kus sa võtsid selle? Täitsa olemas. Siis paneme... Seda tagasi. Näni, tegin puhtaks auto ja vähem ma ei tea, kas see on näha, kas saate aru. Ei jõudnud teile filmida, kui ausalt öeldes, aga no jah, siin nii peale lihtsalt tegin puhtaks asjad. Nüüd juba liigun Tallinna poole, et anda auto üle. Nii et sealt tagasi, õnneks ma saan sealt tagasi Margusega. Margus oli lahkelt nõus mulle järgi tulema. Jumal tänatud. Nii et liigume. Kuradi ma vaikselt töötab raisk. Mõnu, ma ei tea raisk, see on ka üks. Loodame, et headest ostud. Nii, jõudsime lõpuks tagasi Margussi garaaži. Margus oli lahke tuli mulle järgi. Nüüd me hakkame, ma kogu aeg meena. Ei, Margus hakkab nüüd õli vahetama sellel aparaadil. Kuradi ma hästi sõidab ikka aparaatilis. Vaikne, mootor on ühtlane, mõnus siuke, kohe tunda, et 2.4 on peal. Ei ole nagu need minu kuradi 1,5 liitrised pannid. Kohe sinna läheb mingi 7 liitrit või Margus või? Nii palju ei lähe. Nii Margus, need ülemised 3 või? Paneme 3 üle. Nii vaatajad, tehke nüüd Margusele selgeks, et suurem garaaž on vaja. Hakaku arenema, kasvama. Kurat, tööd oleks nii palju, et ei jõuaks ära teha. Pange talle kirja siia reis. Margus, tee. Täpselt. Naistele pidid meeldima mehed vormis, nii et mis seal ikka, Margus? Yeah. Järgmine kord on, kui stripi tegemine on, siis palun, ole kena. Ütle, et ma filmiks seda kõike. Nii, kuidas meil siin seis on? Ei teagi. Gaasnet, kui sul gaasnet saatis mulle, et ma peaks hooldusesse viima. Ja, aasta pole käinud. Ongi, kuupäev läheneb. Pole aasta käinud. Juba on möödas. Ja. Põhjakaitse asjad, kõik on olemas. Kuule, ta ei näe siit alt üldse välja. Kuule, Margus, mis asi see on? Webastav. Mul Webastav. Kusjuures see töötas ka minu arust. Ise töötas? Jaa, see Webastav pidi ju ise maksma. Tohutut raha. Kuradi, kui kuiv see mootor alt ikka on, täitsa uskumatu on. Võt sulle vana pann. No. Üle kasta. Ära kasta, reis, kui haidi. Kui mõnus ja must. Kõik läbi mõeldud, spetšomma auk on kohe selle jaoks tehtud või? Et saaks õli ära vahetada. Nonii, uus filter peale ja õli sisse ja võib alla lasta ja välja jääda.
mõtlesin niimoodi. Lähen vaatame seda tagumist nurka. Jah, siin on ikka päris hull reisk. See on ikka päris hull. Annab siin üldse midagi teha. Siin oli see, keegi on siin kunagi Microflexiga teinud, see nurk. Ja, ma tean isegi kes. Oota, ma kohe pöördun ta poole. See, kes sa müüsid mulle selle auto, sina raudselt tegid seda Microflexiga. Aus, kui see kokku ostsin. Et ei teagi, mis siin teha annab. Aine. Jah. Kui see tagasi tuleb mul üks hetk, siis loodame, et aeg on. Teeks. Ma räägin kõige robustul, näed, siin on päeva vaata auk. Sinu pea kohal näed. Siin veel peab vastu, aga olgem ausad, see kõik on ja siin. Ja see ussitab. Ta praegu veel tõstab seda, aga ma kujutan ette, et järgmine talv on kõik. Eks nad on sellised autod, midagi teha ei ole. Ja, ei, isegi see auk ei muuda suurt midagi, ülevaatused ei lähe lihtsalt läbi. Ülevaatus on detsembris sellel. Margus, näeb ilus välja. Uus õli, see on alati ilus. Kohe kuulda, et klappidel õli pole. Ma arvan küll. Kuigi salongis ei ole kuulda midagi. No nii, ega midagi kriitilist ei ole, aga Margus leidis, et sirni pole. Ja loomulikult muidu tšekk on väike, mida esitada, siis läheb pirn vahetus. Kõige kallim pirn just. Jah. Nüüd tuleb õige raha, õige arve. Siis see raha tuleb. Kinni panid, äkki ei jäänud tööle. No nii. Hea olemas. Ja täitsa teed. Rohkem ei ole midagi siin teha. Sai auto valmis. Kõiki 5 minutit ja saab korras. Nii et lähen viime tagasi selle auto.